tänast saadet toetab Betmaster. Hei, tere tulemast vaatama või kuulama järjekordset osa saatest Miikal ja Mikker. Mina on nagu ikka Miikal Meema ja klahvide taga nagu alati Right Kanguur. Jou. Ja meie tänane külaline on, no mida ta ei oleks teinud, ta on teinud muusikat, ta on teinud stand-upi või no ikka teeb tegelikult võib-olla isegi mõlemat, võib-olla teeb kõike ikka veel. See on tüüp, keda mina tean juba üle 10 aasta ja rõõm teda jälle näha siin. Tänane külaline, Tigran Kevorkian. Joo, Miikael, joo, Kanguur. Ma tõesti jälle näha siin, ta on esimest korda. No siin ruumis olen ikka olnud. Ja, ei no vaata üldiselt, Rait, no, sa ära võta kõike nii nagu sõna-sõnalt. Nagu. Ei, ma korra mõtlesin, kas mul on mingi luupool tekkinud kuskil. Väga hea. Mingis maskiga kuskil. Ja Rait üldiselt. Ja tegelikult tead, paugutame alguses kohe selle promoga ära, ma võtan korraks selliselt professionaalselt telefonist välja, et ega noh. Siin... Kas ma käis ikka Robert Roll või? Et inimesed tulevad ikka asja pärast siia saatesse ja ma ütlen kohe alguses ausalt ära, et inimestel paremini meelde jääks. Tigran on momendil kohe, kui see episood välja tuleb, saab juba pileteid osta ja show'd on 18. november on Piletid on Paides. Muidu juba müügis olnud mõnda aega, aga... Ja, aga täna nad on ka müügis. Ja täna nad on ka müügis. Ja üritan linnanimed uuesti õigesti öelda. 18. november Paide muusika- ja teatrimaja, 20. november Pärnu Wunderbar, 28. november Orissaare Biidivabrik, 1. detsember Viljandi Demuffi, 3. detsember Tallinnas Fonoteegis ja... Demuffi. Demuffi. See on, mitte Muffigi. See on lühend. Teater, muusika ja fi. Teater, muusika, film ja vist. Filharmoonia. Ma alguses arvasin, et see on Temu Soome ladu. Ja temu.fi. Temu.fi, jah. Mul tuleb muu asi, et... Ja piletid on müügil Fienta platvormil ja show nimi on Davai Ferdinand. Veel üks viimane sõit. Veel üks viimane sõit, jah. Ja see on siis, kui sa võiks ise seda show'd tutvustama mulle, kui oletame, et ma tulen toidupoes võõra inimesena vastu. Nii. Ja siis... Ja noh, nagu me koomikud lähme võõra inimese juurde ja ütleme, et kuule, mul on show tulemas. Ma ei tea, mina küll ei käi niimoodi. Aga kui te käite, siis te võite mulle öelda, kuidas see süsteem on. No, tihti inimestele ei meeldi, nad ütlevad, et mul on juba LHV. Ja... Aga müüki peab tegema. Mul on juba LHV. Aga oma sõnadega... Et, ma ei kujuta ette, ma arvan, see oleks päris süke. Võib-olla isegi päris kurb. Teate, mul isa siin läks eelmine aasta, vaata, nüüd ma hakkan nalja tegema. Ma ei oskaks minna, ma arvan. Tere, vabandust, kas te mind olete kunagi kuulanud? Ei ole, no aga tulge proovige. Ei taha, see on see sama LHV all over again. Aga nimest, show nimest võib siis järeldada, et eriti inimesed, kes on sind varem näinud ja natuke kursis sellega, et mis temaatilisi nalju sa oled läbi aegade teinud. Et siin saab sellel show'l siis kuulda nii mõndagi nalja vist, mis on su isa kohta. Jah, ma tegelikult tahangi teha nagu, panna nagu selle siis nagu teha selle viimase sõidu, on ju. See viimane sõit tähendab seda, et paps oli träkirattur kunagi, maanteratas sõits ka, on ju. Hakkas seda tegema, ma arvan, mingi 7.-8. eluaastast. Ma kahjuks ei jõudnud talt kunagi küsida, millal ta alustas, aga ta lõpetas siis, kui ta oli 63 ja superkettas. Ta nimi kirjutati diplomi peal iga kord valesti. ühe korra Tartus ja rattaralli, vaata.
olime seal Tartu rattarallile, sest seal on telgid selle Aura veekeskuse ja Hawaii Expressi vahel on sitaks telke, kus siis käiakse võtmas oma seda ümbrikut, seal ümbriku sees on su number ja kõik see on ju. Siis sõit on läbi, vaata, ja siis on järgmine ümbrik ja seal ümbriku sees on su diplomid ja asjad, vaata, seal ei olnud niimoodi, et palju õnne, kui sa mingi 1500-ndaks jäid, vaata. Sisa läheb sinna, võtab selle diplomi ümbrikust välja ja mu papsi juures oli alati see pilk oli nagu see, mis juba 90% sellest tööst ära tegi, mis sealt edasi sai, vaata. Tüüp vaatab diplomit ja teeb niimoodi. Ja läheb tagasi sinna telki ja siis ma vaatan selle diplomi peale on kirjutatud Ferdinand. Ja perekonna nimi on Grevosian. No ikka nagu full möödas. Ta vaatab sellele naisele otsa, ta teab, et ta on veteranidest tulnud 30-ndaks, mis on suht hea koht. Ta vaatab otsa, on süke, ära, mina 30-s, sa kirjutad nimi valesti, vaata umbes, et 30-ndal kohal peaks olema nimi ikka õigesti. Aga jah, see nagu see tuur siis tuleb siuke, et seal on kindlasti included, ma arvan, mingi 15-20 minuti eest neid nalju, mida inimesed võib-olla paljud on ka kuulnud. Ma ei saa neid lihtsalt välja jätta, sest need on liiga bängerid. Aga ülejäänud sellest osast on ikkagi asju, mida ma olen tõesti kas 1-2 korda terve selle oma 11 aasta stand-upi jooksul rääkinud või siis ei olegi rääkinud. Sest need igasugused vanad mingisugused node'id, mis ma olen leidnud, seal on asju, mis ma vaatasin nagu ei veenugi, et ma oleks kunagi üldse proovinud kuskil. Kuigi peaks mõnele open mic'ile tulema ja proovima enne. Muidu lähed sinna, joo. Et kõigepealt aitäh, et kutsusid, unustasin selle ära öelda. Võtle mingi tunni aja peal, vaat, kuule thanks. Aga Davai Ferdinand, jah, see tuleb siuke, ma ei oska isegi öelda, kas see tuleb 55 minti või tund 15. See, ma arvan, et see tuleb tuju järgi, nagu ikka vaata. Rahvas on dildo, siis ma olen davai, kui thanks tulid. Et see oleneb juba see, et kuidas te käitute. Jah. Kui te hästi käitute, siis saate rohkem. Ja mis arvad, et see, et kas see on siis papsi naljadega vormistad ära, paned purki siis või? Ma arvan küll ja mul ei ole ju enam nagu, esiteks mul ei tule peale enam neid, ma ise neid kuskil kurdi garaaži nurga tootma ei hakka. Ja no ma ei tea, kui ema viskab, mingi mul ema on pannud mulle paar siukest kuradi kirvest, et ma olen ikka ribadeks hirnunud ennast. Üks päev ma tulin toast alla ja ema otsa autos seal, käisin järgi tal, viisin ta arsti juurde. Jooksin üles tuppa. Invakaart jäi maha, see peab alati kaasas olema, vaata. Paljud, kes praegult üldse seda kuulavad, vaata, ei saa sellest võib-olla aru nagu, noh, et käid, aitad ema, vaata, niimoodi. Armeenlaste kultuuris on lihtsalt veits teistmoodi, see ema nii palju andnud endast, vaata, meile mul nagu, mis ma tegema pean tagasi, on see, et ma aitan teda nii kaua, kui ta siin veel on, vaata. Siis mul nagu tekib ikka neid vanemate storysid edasi ja siis ma lähen üles seda invakaarti tooma, sest see on nii tähtis, vaata. Ma tulen alla tagasi, istun autosse ja ütlen, perse küll, mul jäid võtmed tuppa. Ja siis ema vaatab mulle otsa ja ütleb, sa oled ikka täielik puit. Nagu puu alga, vaata. See on solvang, reis. Täielik puit. Aga noh, ta ei ole midagi siukest nagu nii kõvad panna nagu isa seega. Edasi peab hakkama tegema. Küll siis vaatab, mis saab, reis. Vaatab, võib-olla pead ise isaks hakkama. Viimane aeg, jah. Lihtsalt materjali jaoks. Et oleks millest rääkida. Kurat, ma ei tea, raisk. See tuleb liiga karvane nali, ma arvan. Peab tegema, jah, lapse. Viimane aeg on. No, ühtegi juuksekarva enam ei ole peas. Mis ainsuses, noh, vaata... Stefan siin kuradi paugutab siin hiljuti uudistest lugesin, oli see, et Stefanil 3. juba tuleb. Stefan, laulu Stefan või? Yeah. 3. või? No järelikult meeldib. Ja ta ütles kuskil uudistes väidetavalt, et Eesti iivet tuleb tõsta. No. Ja... Ei, see aasta ikka teine tuli. Aga
äkki on mingi salajane laps kuskil. no äkki sul on mingi lisainfo, ma ei tea. Ait, sa tead, loodus ei salli tühja kohta, 3 on kohtuseadus, kui 2 on ees, küll see 3 tuleb ka. Mina usun Stefanisse, see on minu Facebooki grupp, ma ütlen. Eesti iivet tuleb tõsta. Ei, mõtlesin äkki sa mingi kisud mingit raamatile, et kuskil kuulsid, et tal on 3. Ja kus me saame Stefani naise käest kirja nagu, et mis asja tahate? Et kas te teate midagi, mida mina ei tea? Pange seisma korra. Mis värk, Stefan, mis värk on? Ma ausalt ei tea. Ja ma isegi ei tunne neid tüüpe, ma ei tea, mida nad räägivad seal. Lauluna tuleb välja. Ma ei tea. Full albumi paukuvad. Uus album, mul on tegelikult ainult 2 last. Muusika läheb tänapäeval järjest isiklikumaks. Proovi seda AI. Kuule, ma vaatasin AI jaoks oled ikka üks ja kindel Mihkel või? Jah, see nagu näitab, et Mihkel Meema. Tehisintellektil on natuke minna veel. Et see on see üks. Ma ükspäev lugesin kuskil, rääkis juba sellest, et varsti on niimoodi, et mingi AI äpp tõlgib su lemmiklooma keele sulle ümber. Kas selline asi on päriselt võimalik või täitsa perses, kus ma hakkan oma kassiga juttu ja ma sai kujuta ette, noh. Samas ma ei usaldaks seda. Minu kogemuse järgi, see, mis ta seni minu nimega teinud on, siis ma ei usalda, mida ta koera või kassi tõlkena pakub mulle. Samas selleks asi, mida võiks AI teha küll, mitte veel TikTokke. Ja selle asemel, et joonistada, ta võiks kasulik olla, on ju. Saad panna... Mis sa üldse sellest AI-st arvad? Mis see nagu, kas see on nagu kasulik, kas see on hea, kas see on lihtsalt fun, et mingid vennad teevad AI-ga videosid, kuidas kuradi kuninganna jookseb, paneb touchdowni Ameerika jalgas. Selles suhtes, et nagu ma kuulsin just mingi mitte ammu aega tagasi, paar nädalat tagasi kustutati Spotify'st 75 miljonit AI-ga tehtud lugu ära. Mingi artistide, mingi selles mõttes heaolu nimel või ma ei saanud täpselt aru, mis asi. Minu arust aus, bled. Midagi head ka Spotify tein vahelduseks. No, ma ei ole pikalt klient olnud. No vaat see osa ongi minu jaoks nagu lamp, et kui seda kasutatakse nii, et mingi vend paneb, see on nagu kuradi RuneScape'is bottimine või midagi. Et nagu mida me teeme siin, on ju? Miks sa pidid? See oli sad event. Et ma arvan, et siin elus on tähtis, et me ise vajutame hiirega selle puu peale. Mitte, et mingi robot teeb seda meie eest. Kurat, ma just sain bänni 6 aega tagasi. Mõtle, oled kuradi pool elu klõpsinud ise seda puud. Ja siis otsustad, et on mingisugune bot nimega Runemate Spectre. Ehk siis vaatad nagu täitsa pekkis, mingi räme äpp on nagu mingi kõik tundub nii legit. 10 senti ja 5 senti tunnis maksad sellele botile tunnis. Nüüd peab botimist maksma eest. Vaata, nüüd. Kurat, palju te gaasi panite järgi? Seda peab jooma, saad aru ruttu. Kui see soojaks läheb, siis on real piss. Kui seda saab seda kannatab külmalt juua. Ühesõnaga tõmbasin boti alla, on ju. Ja bot ütleb konkreetselt ära, vaata nagu selles suhtes, ilmselgelt sa ei usalda ju, et kui bot ütleb, keegi ei saa bänni, hakake täiega raiuma, on ju. Aga ma läksin Redditisse, seal on vennad, kes nüüd on kasutanud seda aastaid, kirjutavad, et yeah, no bans never, 7 to 8 hours per day, no bans, nothing. Ma on nagu sassi raisk ja saad aru, sul on mingi põhimõtteliselt eluaeg, oled töödanud vaikselt üles seda, no ei olnud mingi ime account, phishing oli 90, mining 70 midagi, on ju, ja siis ülejäänud need attacki asjad peaaegu 80. No ja kõik muu pask ka, vaata. No 1000, ma ei tea, kuradi 800 või 900 total. Ei.
võib-olla vähem. No nii, nüüd kui kõik Biffid on podcasti kuulamise lõpetanud, jätkame saatega. Ja see on see väike trikk, et nüüd päriselt asju öelda. Mul on jumala pohhu ja mitu Biffi, mitu tüüpi seda vaatab. Kuule seda nüüd, panen botima, onju. 8 päeva botin, vaata. Ja viimasel päeval läheb lapesse, panen mingi 28 tundi järjest, tulen tagasi, vaatan, ees on kiri. Your account has been in serious violation and rule breaking. Vaat. Saadan kirja, et seal on kohe apellatsiooni nupp. Appelleeri. Kuigi samal ajal juba loen, et teie account on kustutatud mängust. Macro Majoring on selle nimi, mille eest saad litaka. Ja nüüd mul on uus account. Käsitsi. Otsast peale. Jep, ma olen juba jumala kaugel. Nüüd võib tšikid tagasi kutsuda. Aga what the fuck, mees, old school RuneScape on tuus mäng, mida võiks veel mängida, aga midagi muud ei suuda mängida. No. See on... GTA 6 tahaks muidugi mängida, seda tahavad tšikid ka mängida juba. see on nii edukas. See on haige, millal see üldse tuleb? Keegi ei tea veel. Ikka veel keegi ei tea. Tegelikult nüüd vist mingi kuupäev. No, miks te üldse teevad seda mänga, kui keegi ei tea veel? Aga seda lükatakse edasi kogu aeg. Nad tahavad, et valmis oleks. Ja seda ma austan. Mis see tähendab muidu? Mai 26 näitab praegu. No vaata, muidu on nagu osasid mänge lastakse tänapäeval ju nii välja, et tegelikult mingi kuradi progeja sulle ütleb, et see level meil tegelikult ei tööta veel, et tegelane kukub läbi kuskile, pilt kaob ära ja siis mingi boss ütleb, et ei, me peame täna selle välja saama. Siis tulevad 2 päeva hiljem tulevad TikToki videod, kus FIFAs mingi niimoodi jookseb ära ees. Ja et mäng jookseb kokku, inimeste arvutid põlevad, Ja vaata Rockstar Inimeste Games. Arvutid põlevad või? Ja nii võib juhtuda. Sellepärast ma ruuni mängingi. Pole kordagi arvuti isegi kärsa haisu välja visata. Ja see on ja ruuni pluss, et kõik protsessori asjad jooksevad väga ökonoomse tempo peal. No aga millal sina mängid ka ruuni, ei mängi või? Ma olen ikka kurdi meestelt kuulnud, et sa oled show back. No teised koomikud on rääkinud, et show backeris koosolekul, aga podcastis vist mitte. Telefonis ma pole ammu mänginud, aga vahepeal siis, kui arvutis midagi sisse lükkad, vaat siis seda saab telos mängida ka nüüd. Seda saab niimoodi telos mängida, et mul on kogu aeg juhe järgi vahepeal. Ei tegelikult, ei no see ja see on jumala mugav. Vaata jälle üks klient juures. Täna õhtul on subscribe. Botmaster. Ma koroona ajal pelasin rohkem nagu. Vaat siis oli, midagi ei olnud teha. Kodus tiksud ja siis oli see, et ma ütlesin, et kuna see ruuni pole ammu mänginud. Ja siis ütleme, et jah, seal pandeemia ajal tuli korraks päris, nii nagu vanasti tuli hoog peale. Aga teed siis, kui väljas sai hakata käima jälle, siis tunnid läksid alla veits. Efficiency kadus. XP tunnis kukkus ja selles suhtes. Mina mängisin esimest korda RuneScape'i Paide raamatukogus aastal 2000, kui oli RuneScape Classic, mäletad või? See oli äge raisk. See oli üldse teine teema. Mees käis niimoodi ja see oli nagu ruuni värv oli türkiis. Ei olnud sinakas, oligi full türkiis värvi, kuradi rüü ja et saada full ruun, sa pidid 1.–3. klassini kõik vahele jätma. No see oli fucking nii raske, seda ausalt ka. 3. alles kooli, mida ne? Rune full helm. Ei, aga mulle meeldib seal mängus nagu teha mingi, ma ei viitsi enam seda mingi tek puuraiumist teha, ma käin mingi tapan mingi tempo rossi ja mingid siukseid bosse. See leveled up. Level advanced RS. Aga ma mõtlen, et okei, oletame, et kõik inimesed, kes ei ole sinu looriga nagu tuttavad, et teeme sellise väikse lapsepõlve või Tigrani kui tegelase tutvustuse ka. Et
alustame sellest, et Let's going. 10-aastaselt on ühes kõik klassid. ei, nüüd me hüppasime ette juba. jaa, come on. Et kui me läheme veel ajas tagasi, siis mis, alustame sealt, et mis sünnitusmajas ja mis aastal? Mis riigis? Aastal 1990 Armeenia, ma ei tea, mis sünnitusmajas. Pole nii kaugele jõudnud. Sünnitunnistuse said kaasa? Jaa. Oled vaatanud seda? Vene keeles on ju kirjas nõuka süke aja lõpp või? No vene keeles väga nii mingi super lugeda ei oska, siis kui ma pikalt vaatan, siis ma lõpuks saan aru, bled! Ja siis hakkavad nagu need kirillitsast tähed õigesse kohta liikuma. Hommikul kell 9 ma sain aru umbes. Tuli ära see lamp. Andesta mu Armeenia põhiklikkust, aga millal nad üldse nii-öelda vabaduse said? Sul on arvuti ees seal. Ma mõtlen, kuulajad tahavad äkki teada. Sina tahad. No, et ma midagi valesti ütleks, sa võid igaks üks järgi vaadata. Ma ei tea seda vabaduse värki, ma küll ei tea, aga ma tean, et esimesena adopteerisime kristluse küll. Aga siis, And that fucked all up. Aga kui sa sündisid, siis oli veel nagu Nõukogude Liit seal või? Ma ei tea, mees, võib-olla ei olnud. Ta oli nii noor siis raitses, kus tema teadma oleks? 10 kuuselt juba vaata. Ei plästitud seda maulu. Lähme minema siit nõukariigist. No Eesti sai vabaks 20. august 1991 on ju. Eestlased istuvad kaamed. Kurat oli või? No kui sa ütled. Oli ju 20. august 91. Ei, tegelikult ma arvan, et sul on õigus. Sa arvad? Ta aga guugeldab praegult ja teeb niimoodi. Ei, Armeenia NSV kohta on lihtsalt üks lause Wikipeedias. Sellest ei saa mitte no miks see eestikeelsest Wikipeediast? Aga mis see lause on? Ongi lihtsalt, et mida see tähendab, et ta oli osa Nõukogude Liidust ja nullinfot millal või miks või seal on kindlalt mingi vend on läinud let's do some little editing. Kõik minema vaata. Ma ei kujuta ette jah, kui sa tahad, ma võin teha selle kõne sõbrale. Sealt tuleb kindlasti aga mis sa segad mind selliste asjadega, praegu ma olen tööl. Ja see väga hea küsimus, millega helistada kellelegi. Kuule, üks küss. Kõige parem on veel see, kui sõber töötab kuskil letis, vaata, kuskil autopoes ja ikka võtab vastu, vaata, mida sa võtad. No äkki oli tähtis asi. Super. Aga mis, kui vana sina olid? 21. september 91 ütleb ChatGPT, nii et usaldame teda. 21 mis? September 91. Huba, kujutad ette, mul paps ikka pani vapsee. See on siis kuu aega hiljem, kui Eesti sai vabaks. Isa jõudnud kuu aega ära oodata, vaata, pani juba augustis leeki. Eesti sai vabaks ja me maandusime päriselt 1991 august mingi 23 siia Eestisse. 3 päeva peale seda, kui Eesti vabaks sai. Oled kujutad ette üks kuu veel Armeenias oodatavat. Hell no. Tahaks juba Kalevi šokolaadile. Ja see on alati, kui sa oled kuskil, kus on mitu järjekorda ja siis sa vaatad, et siin kassas vist ei liigu. Teise ja siis vaatad, mine persse. Teine juba liigub. Ja nüüd tuli see uus kuredi kassapidaja. Täpselt see, et kui sina vahetasid asukohta. Oh my god, see on nii. Täna enam ei ole üldse. Näiteks mingid poed on, kus enam kassapidajaid ei ole, ainult see nutikassa on. Käi puts ja löö ise oma asjad läbi. Nad võiks selle vana lihtsalt ära ka võttavad. Nad jätavad õrritamiseks ta sinna. Mingi pulk on ees. Sealt käiakse ainult, tehakse värav lahti, tuuakse tobi sealt ülevalt. Midagi muud ei olegi ju. No mis me siis raiskame ruumi. Paneme selle arvelt paar nutikassat veel juurde. Või siis see elektriautolaadija. Ja saame lindi maha müüa kuskile. Head kassalinti läheb igal pool vaja. Hoiate niisama. Jah, mõned tüdrukud tahaks joostagi nükst asjad peal. Jah, sellised kergema kaaluga inimesed saavad kodus ära kasutada. Jah, oleneb, mis põhja ehitad. Otse kassa peal, sa terve kassa koju ja siis jooksed siin.
Maxima kassa peal. Seal on eriti odav. Oota, aga okei, siis kui te Eestisse maandusite... Jah, siis ei olnud veel Maximat kuskil saad aru. Tegi siis oli ainult lennujaamas see lint. Pagasid peale. Kui me Eestisse maandusime, oli külm juba. See on see, mida sa mäletad. Külm oli. Ja. Aga kus see nagu Paide asi üldse tuli või kuidas te nagu otsaga sinna? Otsaga. Selle sama otsaga. See tegelikult oli nii, et minu isa vend, kes on maetud siis 35 meetrit minu isast eemale ka siin Tallinnas, õppis 81. või ma ei tea, mis aastast juba tegi doktorikraadi Tartu Ülikoolis. Oli kirurg ja traumatoloog, on ju. See mees suri kopsuvähki 64-selt, mis on siis 2018 vist oli see aasta, on ju. Aga kuidas see Paide asi oligi see, et mu onu oli juba selleks ajaks, kui mu isa lõpuks siia maandus, mu onu oli Järvamaa haiglasse nagu saanud endale siis nagu selle töökoha oli arst seal juba, on ju. Oli juba sinna ka pere loonud, vaata. Ja siis nagu mu paps oli nagu maandus siia Tallinnasse ja siis ikka otsustas sinna Paide venna juurde minna. Tule jumala persest. Siin oleks, ma ei tea, no võib-olla oligi parem. No. Paide on siuke rahulik. Grab them Paide bussis. Võib-olla jah, paps sai kohe aru, vaat kui maandusite, et kuredi maru lärmakas, lennukid lendavad ja lennukid talle ei viitsi. Maru lärmakas Tallinn või? Jerevani kõrval või? Tule seal on poe ees mingi vend juba, tule palun sisse, hapukordena pole hinnega. Seegi. Aga samas kui Paidega võrdled. Saad aru, seal on isegi sisse viskajad laulavad restorani ees su sisse. Tule palun võita kebabirulli taridaridaida. Sa ei lähe, tahad öelda või? Kohe oled toas, tavai, no võtan 2 tükki. No. Eestis on mingi sisse viskaja. Väga mäitsed toid, Raekoe plats. Kõik. Tule, ma ei saa küll mul. Ei, seda küll vanalinnas on... No, ei no, ühesõnaga, tegelikult on üldse nii, et mu paps tuli 1969 18-aastaselt Pirita velotrekile läbi Venemaa rongiga Armeeniast võistlema. 3. kood, bled. Siis läks tagasi, siis tuli 72. aastal uuesti, siis jäi teiseks. Oota, kas see esimene kord oli nimi õigesti kirjutatud, siis tal ka või? Ja siis ei olnud mingi Tartu rattaralli ka. Nõukogude liidu 69. aastal keegi nime valesti kirjutas. Kõik tule garaaži taha, räägime edasi. Siis oli ikkagi nagu, ma arvan jah, siuke kord oli, kindel kord oli, mitte ei ole mingi Kati kuskil mingi, oota, kes see vanamehe nimi paneb siis mingi suvalised klapid sisse. Pane järgmine, siin on 3800 ratturit veel faktis. Lihtsalt improviseerida perenimega. ja. Minu meelest sobib see pane. Kujutad ette, seda vett ei saa päriselt ka juua, kui see leigeks tõmbab. No. Ja see on piss mullivee garantii. Ongi joo kähku, jood rohkem. Palju neid päevast tuleb juua, see on 440 vennad on ikka Ameerika kogusega purgi võtreist. 440 milliliitrit on ju Ameerika see mingi limonaadi purgi kogus. Eestis on vaata Euroopas on 0,33 tavaliselt ikkagi siuke mingi purk või mingi asi. Või siis 0,25 veel väiksem. Käside õllel pannakse ka vaat seda nüüd 400. Ja see on väga halb. Te suudate juua käside õlle või? Ma ütlen ausalt, nagu ma hakkasin jooma õlut, kui ma sain 30, jäin esimese õlle üldse. Enne seda polnud maitsnud ka mitte. Sitasti tegin, et maitsesin. Räigelt kõva teema on õlut. Pole midagi öelda, laager on nagu aga kui tuleb keegi mingi, see sealt paned ühe lonksudes
no mingisugune hapu vesi raisk. Mõned oskavad juba täitsa okeilt teha. Ei, mitte, et keegi ei oska teha, mulle endal isiklikult lihtsalt absoluutselt ei maitse see. See ei ole nagu, ma arvan, et need, kellele maitsevad, need on kindel. Ei, sa pead natuke ootama, et sul ongi see, et no sa oled nii selle karjääri alguses. Siis, kui sa saad 40, sa pead olema 10 aastat tavalist õlut joonud. Pean humalaga rohkem harjuma, jah. Pead habeme kasvatama ja... Ei saa, näo nahk ei luba. Siis läheb närvi täiega punaseks ära. Aga siis ta on habeme all, keegi ei näe, et punane. Näeb küll. Näeb. Sinna see käsitöölle joomise karjääri jääb siis. Jah, aga noh, mul on ikkagi see, mul on suht... No sa oled ka kiilaks, vaata, aga sa ei näe välja nagu Lord Voldemort. Tšekka seda sitta raisk. Ma võiks pealt panna vabalt mingi spellisid. Sa saad alati tätoveerida terve pea ära. Türgis. aga ütlen ausalt, mul on tekkis ruudrätsis aastaid tagasi juba tekkis siuke asi nagu T-särgi trim. Siis kui kuklast vaata, kukalt puhastatakse, vahetakse karvusid, siis läheb see T-särk niimoodi 4-5 sentimeetrit niimoodi, nagu kitarrikeel tõmmatakse alla. T-särgi trim. Muidu sa käid tiksud, istud niimoodi T-särgiga, siis siit on need papagoi kuradi, need citrus kokatuu junnid niimoodi väljas kuskil ülesse poole, siis mingi tšikk vaatab, see tüüp on aust mingi 51. Et see näeb välja nagu, et sa smuugeldud midagi särgi on. Karvad üles surunud. Julm. Nii, oota, kus me jäime? Paps aastal 69 käis skautimas juba Eestit. Jaa. Ja siis... Esimene maandumine oli siin külm, vaata. No siin on ikka super külm. Praegu oled väljas käinud, jah? No jaa, aga oled Põhja-Soomes käinud? Olen küll. Seal on vähemalt see kuiv külm, mitte niiske külm, saad aru? Okay, ja see... Two different kinds of külms. Seda küll, jah. Armeenias näiteks on ka soe on nagu jah, 45 kraadi on suvel varjus, aga kuiv on. Sa saad käia, nice, Eestis on 23, vett on, lämme istume korra maha. No niiskus, vaata, niiskuse tase õhus mõjutab täiega seda, kui palju sa jaksad. Mitte, et on mingisugune MC Weathercast ole. Jau. 5 kraadi omli. Kus sa need said? Paps käis skautimas, jah, 1969 siin. Ja, aga siis veel nagu kindlat plaani on, jah? Arvata on ju. Ma arvan, siis nad ei olnud veel emaga isegi koos. No tegelikult kui vaadata nagu Kaukaasia kultuure ja tavasid, siis võib-olla olid, sest nad surusid 15 aastaselt mulle juba esikus, hakkad kooli minema. Tigran, abielu ja paned esimest Adidast jalga. Et ma ei usu, et üldse see mingi plaan oli... Ma ei tea, kui palju need nagu jutud tõele vastavad või mida iganes. Sa oled seal see Mr. Kanguur Jamie. Viige. Mis sa ütlesid, oled viigan või? Ei, küsige. Sorry, ma kuulsin väga valesti. Kohe nahku ei tõmmanud. Sa asja oled viigan? Ja otsa vaadates veits. Ei, see, et ei. Tore. Nii. Isa nagu rääkis mulle kunagi, et seal Armeenias oli 90ndate alguses või 91. aasta alguses oli siuke rahutuste aeg, kodusõda. Ehk siis nagu juba inimesed lasid 11 seal maha, vaata. Ja siis 4 väikse lapsega nagu oli veits siuke ohtlik vaata jääda sinna, eriti sinna rajooni, kus me seal elasime. Rajooni nimi oli Bangladesh. Fucking loed silti juba on siit püksis, vaata. Fuck! Aga panidki lihtsalt piirkonna nimeks panid Bangladesh või?
rajooni jah. No nagu Ristiku rajoon ja siis on Lasnamäe ja siis on Bangladesh. Ja mis on Bangladeshi kõrval Hong Kong või? Kuradi. Niimoodi. Hong Kong mitte, aga bomb võib-olla. Bangladesh oli jäsuke suht ohtlik huud ka. Sest ma käisin 2009. aastal suht ainuke kord, kui ma olen käinud ka Armeenias üldse enda pere ja pere tuttavatega, onju. Siis nagu me olime Andresega, onju. Mul üks lapsepõlvesõber. Läksime nagu, kujutasin nüüd ette selle diivani, lihtsalt pane plaan enda peas, onju, siin diivani asemel siuke tornmaja, seal kuskil mingi laua juures on siis väike mingi külapood. Lähme sinna külapoodi, meist mingi 5-6 aastat väiksemad tatid wife-beateritega lendavad, võtavad kratist kinni. Davai, kust te tulete ja miks te siin olete? Kohe teavad, vaata, kes nägu on, mis riided seljas on, kohe skännitakse ära ülevalt alla. Et ma arvan, et Pops tegi päris hea valikut siia tuli. Muidu oleks ise ka Maikaga sifka, see tutu on käes. Mikael, jah? Ai, ütles Mihkel, bled. See küll jah naljakas, vaat see kultuuride erinevus ka, see, mis ütlesid, et ema ja isa olid 15-aastaselt juba, et abiellu, aga Proovisin. Paides, ma arvan, on raske 15-aastaselt leida seda tütarlast, kes on nagu see, et abiellu. Ja nad tahtsid veel Paides Armeenia tütarlast leida. Ma ei tea, kus kuradi kohas see veel tuleb nagu. Jah, et siin on põhimõtteliselt meie pere, et kui te mulle just nagu õde ei anna, siis aga siis ma ei tea, kas see ka hea mõte on. Kindlasti mitte, aga selles suhtes, et 96 siuksed aastad üldse oli perel plaan Tartu kolida, sest vaata Tartus päris palju armeenlasi. Ja siiani muu nendel pere tuttavatel seal on lillepood. Ainuke lillepood Tartus, kus on mingid müüjad relvaga näkku sihitud. Tavai lilled siia. Kus see juhtus? Seal armeenlaste lillepoes ja seal iga õhtu mingi vend tuleb. Aga jah, see Tartu variant kukkus niimoodi alt ära, et isa leidis maja juba 2 garaaži 6 toaga, mingi krooni aeg, mingi 30-40 000 krooni vaata. See oli ikka mingi väga ammu, väga ammu. Ja praegult saad kuradi endale Cube jalgratta selle raha eest. Ja siis paps jäi selle maja ostmisega hiljaks. Ja siis tuli ikkagi option B, Paide. Kõigepealt tuli option A lennata Eesti, vaata. Siis oli option A jääda Tallinnasse. Siis tuli option B minna Paide, siis tuli korraks option C Tartu. But there is always plan B. Paide. Selle kohta, kui Paide on nii kuradi rets. Mulle meeldib, Paide on selles suhtes rahulik, vaata. Aga ta on ikka nii rets kakanaator, et kuradi fucking isegi kosmosemuttide koomiksis on see, vaata. Sa meenutad mulle ühte väikest linna, teate seda või? Krabipulk on 2 kiviga. 2 ümmargust kivi on, ja siis on krabipulk keskelt, seisab püsti. Ja siis 2 varest lendavad randa ja siis ütlevad, tead, krabipulk, sa oled ühe väikse Eesti linna moodi, vaata. Mäleta, mis selle linna nimi on, aga meenutad küll ühte, siis see krabipulk küsib Paide või? Ja siis varesed hakkavad ära lendama ja siis üks vares ütleb, oled Paide. Tegelikult on Türi, vaata. Tür seisab püsti. Oled Paide. Aga nüüd on tagantjärgi Paide on ikkagi Eestimaa süda, nüüd saab Tallinnast kuradi 4-realiselt lennata sinna. No kui ma nüüd, kurat, mulle vahepeal ikka tundub, ma olen ikka täielik tartsräisk. Tean Eestist rohkem kui pooled eestlased. Ütleme niimoodi, et kui hakata sedasi analüüsima, siis Eesti keskpunkt on üldse kuradi fucking peale Adavere, mingi kuradi 800 meetrit Tartu poole. Et Paide... Tikupoisist edasi veel. Põltsamaa ja Adavere, või tegelikult kohe peale Adavere Circle K-d on Mandri Eesti keskpunkt, seal on kivi. Ma olen pilti teinud, võin pärast saata. Aga Paide Eestimaa süda selles mõttes, jah, ma ei tea. Sellepärast isa sinna tahtisimegi minna, vaata. Et kui on kuhugi vaja minna, siis on igale poole sama maa. Ja
see oli kohe ära öeldud, ma olin 5-aastane, kui ta ütles seda. Et kui on vaja minna kuskile. Jah, kui on vaja seda. Ja siis lõpuks väga palju ei käi kuskile. Ikka Paides. Sul on külm veel või? Mul kannatab veel juua. Ma olen harjunud juba, ma olen harjutanud seda, vaata. Kodus paned keema, vaata. Tavai. Hea puhas soe vesi. Aga no, mulle meeldib disain. Ma tegelikult tahtsin ka teha enda limonaadi. Mul on isegi silt valmis joonistatud El Stilo räppari Tastiisi poolt. Aga ei läinud kuidagi läbi. No. Tahtsin teha granaatõuna piparmündi limonaadi. Liiga eksootiline eestlaste. Ma tean, jah. Liiga eksootiline. Liiga crazy. Jaa, liiga crazy, jaa. Aga siis, kui on vaja Astelpajura, Barberi mündi ja mingi viimase kardemoni mingi limonaad teha, siis ei ole üldse. Ja see on täpselt nagu vanaema tegi. Hakkab pihti. Vanaema. Aga see, mis sinu kogemusel on ju, et Paid helistab. Kuulis sitta rääkimas. Aga, et ma mõtlen jah, et sellise, et sul on ikkagi sellise keskmise eestlase jaoks nagu törts erinev taust on ju. Ja siis ma eeldan, et sul nagu koduelu oli natuke, nagu see kultuuriruum on ikkagi teine vaata, et mingi selline, kuidas Eesti pere oma majas käitub ja ma eeldan, et kuidas teie pere on ju. Plääres nalja teed, ma viisin kunagi Mattiase külla enda juurde Paidesse, see oli nagu täis situnud kass seina küljes. Vaata, seda ma räägin show'l ka muidugi, aga eks ma räägin nüüd ka, et ma lähen näiteks mingile Eesti sõbral olen läinud külla, noorema seas, vaata. Siis sa näed, kuidas vanemad suhtuvad või nagu suhtlevad, näed seda kasvatusprotsessi, vaata, sest ise kasvad fucking teises kurdi ruumis, kus on teine kultuur, 100% teine kultuur. Siis tuud vaatad, kuidas nagu Eesti isa on siuke, jah, Tanel, tee siis oma koolitööd ära, siis võid õue minna, vaata. Mul on niimoodi, et kas koolitööd on tehtud? See on esimene käik. See on esimene lause esimese käiguga. Kui ma peaks vastama, et ei ole, läheb teine käik sisse ja tuleb küsimus, miks? Saad aru või? Kujuta sa nüüd ette 3., 4., 5. käik lõpus on juba automaadid väljas. No. Ehk siis nagu intonatsioon, kui siis väljaütlemised ja need üldse teise skaalaga nagu. Ei ole, jah, Miikael, me teeme podcasti ära ja siis me läheme siit ruumist välja. Davai, teeme kiiresti see podcast ära, mul on vaja different shit, vaata. Ja päris raske oli selles suhtes hea küsimus, et päris raske oli kasvada nagu tänaval oled, ma räägin, oledki põhimõtteliselt nagu Siim ja toas on Tigran, tuleb siia. Ja üleüldse nagu see, noh, ongi siuke kultuuris, ongi siuke nagu täiesti nagu kivisse raiumata reegel, et kõige väiksem peres, vahet ei ole, kas sa oled poiss või tüdruk, vahet ei ole. Kõige väiksem on see, kes on ema abikäsi, vaata, ja vanemad aitavad isa, vaata. Siis ma pidin kurdi fucking terve elu lapsel nõusid pesema. Jumala putsi saavad. Ja, sest siin, noh, need rollid ei saa vahetuda ka, vaata, et siin ei ole... ja, et ma lähen venna juurde nagu jõu vitsid veits nõusid pesta. Ma lähen tassin puid. Mida? Ja, et sa ei saa vennast vanemaks kasvada, on ju? Pikemaks sain muidugi. Jah, aga pikkuse järgi jällegi tööülesand ei Naa. Pikkuse järgi. Kurat, ma oleks siis juba, ma ei tea, mis kossu tiimis. Või tegelikult just vastupidi ei oleks. Ma hakkan muideks korvpalli nüüd mängima. Lihtsalt siia vahele pidin ära mainima. Et sa vaatasid, kuidas Eesti koondisel läks ja... Ai. Tundsid, et sa... Mina üldse, ma ei tea, no, selles suhtes Eesti koondisel, mis lootsid, et siis pannakse 360 jalge vahelt üle meeste pealt seal. Selles suhtes nagu, ma arvan, et nad niigi hästi tegelikult performisid. Päriselt ka nagu, sest et Eesti spordis on see jalgpall, korvpall, vahet ei ole mis asi.
kuskilt maalt vajub mäng ära lihtsalt ja sinna pole midagi parata. Sellega tuleb leppida ja äkki üks päev on niimoodi, et enam ei vaju see mäng ära. Aga mina lähen mängima mingit õlleliigat või mingit sihukest asja, rahvaliigat. Sul pole lootustki raisk, ma panen pealt. Järgmine esmaspäev on esimene trenn, ma lähen drafti. Sellest sust ikkagi Armeeniast tulnud korvpallur kõigepealt peab vaatama, mis oskused on. Äkki antakse jalaga perse. Ja see on Paide sats või? Ei, Paide satsi mind kindlasti ei võeta. Paide sats mängib esiliigas ja mul on endal mingi vesiliiges. Esiliigasse kindlasti ei jõua jooksma minna, ma arvan. Peapael on kohustuslik sükses mänguga. Aga Kosele vist proovin. Ma sain aru, mul sõber, üks Rain Veidemann, väga tugev Eesti korvpalliikoon minu jaoks, kes kunagi tuli Paidesse 2005. aastal õlgadeni juustega Kunda tiimi alt mängima ja kõik fucking Kunda vennad söötsid ainult talle. Tüüp viskas 90 punkti meie vastu üksinda. Ja see on päriselt ka, no. Kui mõni Kunda vend vaatab seda praegu, tuletage meelde. Väga jõhker, aga jätta, ma palusin talle, et kui on võimalik kuskile mängima saada, tahaks sporti teha. Sport, kõndimine ei ole sportreis. Ma käisin vahepeal, kõndisin vigaseks ennast mingi 16 killiseid ringi, aga see on... Mitu ringi ümber Paide see on? 16 kilomeetrit on 2 siukest tavalist Paide ringi, aga Paide ringi saab teha erinevalt, saab teha 10 kilti, 12 kilti, 15 kilti, oleneb, kes mida Paide ringiks peab, vaata. Mõistad? Ja, saad mäost välja jalutada. Ei, aga see ei ole enam Paide ring ju. Paide ring on märk linna märkide sees. Seda küll, et seal saab nagu lõigata mingi metsa vahelt teha suuremaks oma ringi, aga kui sa lähed mööda seda kergliiklusteed, see on mingi 8-10 kilti on võimalik teha. Ja saad ringiga samas kohas tagasi jälle. Jep. Kurat, ma nüüd lähen teisele poole. Aga ma ei tea jah, ma ausalt ei tea, miks mu nagu, ma olen kuulnud ka lugusid, et mu vanemad nagu tulid siia algus, oli mingi aasta aega Eestis. Ja siis me elasime vahepeal Venemaal. See oli siis nagu 91-92, aga mina nagu ikka ei mäleta seda. Võib-olla sealt on keeleoskus ka tulnud. Juba õppisin keele selgeks 2 aastaselt. Pole üldse ebareaalne. Vaata, mis AI teeb. Ma just hiljuti kuskil netis lugesin mingis sotsmeedias käis arutlus selle üle, et mis erinevates riikides, kultuurides, et kuidas nagu perekombed on, et keegi rääkis, et seda, et oli äkki ameeriklane, kes elab Euroopas ja siis oli see, et tema laps läks nagu sõbrale külla ja siis kui pere hakkas õhtus sööma, siis ta nagu saadeti koju. Nagu, et me hakkame nüüd oma perega sööma, sa tõmba enda oma juurde tagasi. Ja siis oligi, et nagu see minust Ameerika päritolu inimene, kes kirjutas seda, et oli nagu see, et kas keegi oskab öelda, et kas see on Euroopas mingi tavaine asi või, et minu kui ameeriklase jaoks on nagu täiesti pöörane, et nagu... Et ta ei saanud sinna dinnerile joinida. Jah, et siis ma sealt kommentaarist lugesingi välja, et nagu, et seal vist öeldi, et ala, et Rootsis ja Hollandis ja sellistes riikides, et see on nagu... No, see on fine nagu. Ja, et omavahel nagu tavapärane, et ei, pere sööb koos, vaata, aga sa ei ole meie pere, et sina mine enda oma juurde tagasi. Aga jah, täpselt, et mingites kultuurides on just see külalislahkus, vaata, nii vastupidine, kus on see, et ei, sa ei tohi koju minna. Sa pead meie juurde nagu, kurat, sa pead ööseks jääma täna. Sa pead meiega lauda istuma. Kus juures on olemas ka siukene kultuuriline lähenemine. Et sunnitakse ööseks jääma? Jaa, sest et kunagi see lõigake küll välja. Ei, see jääb siis. See lõigake välja, et on tatt tuleb. See kuradi kunagi ma läksin eks-tüdrukuga läksime, vaata mäletate, tulid Süüria pagulased Saksamaalt Eesti.
ma ei mäleta, kuna vana sa oled, sa oled 10-aastaselt vuntsi kasvatanud, see on mingi 15 aastat vana vunts vähemalt, vana sa oled, sa ei mäleta sükst asja. Süüria pagulased tulid Saksamaalt, tulid Eesti, kes sai kuskile Järvamaale Vaokülla, kes sai Põlvasse, ma ei tea kuhu. No vaata Saaremaal, see on polnud seda muret. Saaremaa on kõva risk. Saaremaalt üks sõber kirjutab, et ta ise ei ole saarlane, aga ta elab seal pealt, ütles, et siin on jumala kõva, kassige edasi seal kurdi mandrirotid. Aus värk. Ühesõnaga see nii-öelda see pagulaste värk oli siuke, et noh, nad tulid siia, nad olid suht abitud, vaata, neil ei olnud kuskilt midagi võtta, siis tehti mingid Facebooki postitusi, et kes saab tuua mingi pampersid, ravimid siia, sinna, vaata, mida iganes, vanu riideid, süüa, whatever, vaata. Ja siis mul see ekstüdruk siuke väga hea südamlik naisterahvas ja ütles, et kuule, et aga me võiksime ju proovida aidata neid, et ma ei tea kedagi teist praegult, kellega ma võiks seda teha, aga ma tahaks aidata. Me olime lahus juba, vaata. Ja ma teadsin, et nad on Süüriast, vaata, ja siis ma läksin ainult selle pärast kohale, et seal hatele sahvala mahale selle pärast, vaata, et nagu äkki saab midagi pulli raisk. Korjasime siit need kõik jutud, pampersid, asjad, auto täis, sõitsime Põlvasse, saad aru. Ja lähme 5. korrusele nüüd kõikide nende asjadega. Ja see süürlaste pere on nüüd nii õnnelik, saad aru. Reaalselt mul endal oli peaaegu pisar silma tulnud, nad ei suutnud ära tänada, et inimesed tõidki meile mingi täiega mingit staffi siia. Ja saad aru, võetakse, ma ei tea muidugi, mis ettekäik see oli või mis tantrum see oli, aga kõigepealt võeti 2-liitrine Coca-Cola pudel külmkapist välja niimoodi endale sülle, siis vaadati meile otsa ja öeldi, please stay tonight, please stay. Ja siis see kuradi Eesti tüdruk, noh, mina siukse näoga vaata süürlaste ees võin öelda, yes, okay, I stay. Aga mingi full valgeks tõmmanud Eesti tüdruk nüüd sõjast põgenenud süürlane ütleb, jää ööseks, vaata. See tõmbas täiesti kiviks ära ja siis ma vaatasin ka sellele tüdrukule otsa, ütlesin, yes, let's stay. Kakanaator püksis raisk. Aga jaa, insistiti, et palun jääge ööseks, et me tõime teile nagu, või te tõite meile nii palju asju, et tahaks tänada sellega, et te jääte täna siia chillima meiega, mitte et me tahaks, aga jääge ikka, vaata. Armeenlaste kultuuris võin öelda nii palju, et kui sa tuled mulle külla ja sa oled kodus söönud, siis sa saad mu isa käest peksa, sest et söök on kogu aeg laual. Ja keegi nagu, oh my god, kui dinner tuleb, just on hea meel. Kutsutakse võib-olla selle tüübi vanemad ka külla. Ära kutsu kõik siia. Söömine on jah siuke mõnus püha värk. Eestis ma ei tea küll, et mind võib-olla tegelikult kui päris aus olla, siis võib-olla kunagi on tõesti juhtunud siuke asi. Aga see oli veel siis, kui oli, noh, Eesti oli siukse välimuse suhtes oli veits nagu... On mind ka saadetud sõbra kodust minema enne õhtusööki. Aga jumal tänatud ka, seal oli mingi keedukartul huinja, täielik huinja, et kodus oli teemana. Ei seda küll, et eriti kui see on mingi 90-ndad, et siis see võis nagu puhtalt seega olla, et eestlased, me ei oska nagu kuidagi sujuvalt neid nagu ägedalt asju lahendada ka, vaata, et tõenäoliselt ema ja isa vaatsid külmkappi ja olid nagu täiesti pekkis, meil on nagu vaevu enda jagu süüa, vaata. Et nagu, mis me nüüd teeme, et anname kuradi veerand kartulit, paneme kõigil ette ja... Ei, vaata, siit tuleb nüüd see vahe sisse, kus sa vaatad ainult külmkappi ja that's it, vaata. Sul on kõrval veel mingi teine kapp, mingi sahver, kus on kuivained. Võta riisipäk välja, pane keemale. Et mina saan sellest täiesti aru ja et noh, see oleks ka veider, vaata, kui iga õhtu mingi sõber on külas, vaata, ja, tule, veel 2 kartulit. Aga jah, mind on ühe korra aetud ka minema ja ma ütlen ühe korra veel jumal tänad. Kartul, keedu, viiner. Motherfucker, that mulgipuder, mis kartul ja viiner on jumala kõvana. Bekoonitükiga mulgipuder ja tangud pooleldi toored. Mine proovi. Ja kui lihast on ainult need pekitükid, mida on alles hoitud. Aga mees, üks asi, mis on siin ikka, ma ei tea, minule näiteks isiklikult väga maitseb. Väga hästi valmistatud verivorst hapuka pohlamoosiga. Mitte magus.
Hapuka Pohla muusika. Oi. Tule köögist väljagi täna reis. Aga seda küll jah, et aga see peab olema hästi tehtud. Magusaga läheb nagu... Magusaga on nagu nii. ta ei ole õige nagu. Ei ole, hapu peab olema, jah. Kaste peab alati õige olema, vaata sa ei... Mine pekki, mul just üks sõber keetis 10 muna ära, siis see veits suurem Helmansi purk. Siis ta nagu mashis need keedub kõvaks täiesti 10 minti, vaata, kõvaks keedetud munad mashid ära, siis segad selle majoneesiga kokku, siis paned sinna mingit ürdi maitseainet ja siis paned sinna 2 konservitäid tuunikala tükeldad ka veel sisse. Ja siis, mis see lõppnimetus on? God damn! see oli jõhker, saad aru või? Ausalt, selle paned selle leiva peale ja kurat, kõht läheb tühjaks. Räägi veel söögist, palun. Aga ütleme nii, et siis kui... Vetsu pausi peab varsti tegema. Miks ma pidin selle sisse väntama nii kiiresti? Võib-olla nagu... Kohe kui pigistab, siis ütle. Aga... Ma ei väsi kordamast, mul on olnud neerukivi. Vaata see tüüp nagu, mis ei see veel. Ma mõtlesin, kas me peame tegema. Aga oota, ma tahtsin küsida tegelikult, et kui nii-öelda laiem publik võib-olla teab sind kui nii-öelda Mattias Naaniga dünaamiline duo, siis kuidas ta nagu üldse tuttavaks saite või kuidas see sõprus algas? Või sa oled sellest nii palju rääkinud, sa riitsina? Kusjuures ei ole sellest üldse nii palju midagi rääkinud. Pigem sai see asi niimoodi algus, et ma sõitsin Paidest, 2000, fuck, miks see... Kus siis veel, raisk? Jerevanist ju ei tulnud. Ma sõitsin Paidest 2 autotäie inimesega Tallinnasse Pööningu kohvikusse open mic'ile, mis oli siis Akadeemia teel, TTÜ vastas, see oli TTÜ mingi üliõpilaste kodubaar. Lemmikbaar, kus olen elus käinud ausalt. Shout out. Kõige kõvem Cesari salad, kõige kõvem publik. Kõige ainsamad korrad, kus keegi on heklinud. Ja Pööningul nägin esimest korda Kaarel Nõmmikut, Sander Õigust, Mattias Naani ja paari nägu veel, keda ma millegi pärast ei mäleta. No Stuart Johnsonit mäletan ja Louist ka, aga seal oli minu meelest paar nägu veel, keda ma päriselt ei mäleta. Ma ei tea, kas Mikki oli seal või ei olnud, ma ei mäleta. Ja Mikki olid või? Ma ei mäleta seda resk. See oli 14. veebruar 2014. Mul on kuupäev ka meeles. Ma mingeid pööninguid mäletan, kus olid, aga ma ei mäleta, kas ma esimest mäletan. Seda ma kindlalt mäletan, et kunagi, kui sa... Ma ei tea, kas sa tegid Tartus esimest korda või? Seal Rüütli tänava... Mökus või? Teist korda oli see. Sest toda korda ma mäletan, sest seal oli ka see, et sa tulid full selle entourage'iga kohale ja siis kõik olid korraks nagu, et kes need on nagu, et ei, ma saan aru, et see tüüp oli kirja ennast, aga kes need teised tüübid? Ja sinna ei mahtunud keegi sisse ka, vaat seal oli mingi 8 ruutmeetrit, oli terve baari peale. Meie esimene vend seisis mul siin niimoodi, kui ma rääksin, meil nagu türa küll, mida ma nüüd ütlen. Aga Mattias läks lavale ja Parkaga, hästi pika jopega, läks lavale ja ütles, et Mattias oli kunagi hästi toores, oli siuke, ma ei saa jopet ära võtta, sest mul on kõva. Ja ma hakkasin reegelt naerma. Ma hakkasin rämedalt naerma, sest ma vaatasin mingi fucking füüsika õpsnahui prillide ja vuntsiga mingi 47 vähemalt räägib, et tal on kõva see jopet ära võtta. Pärast sain teada, et tüüp on must ainult 3 aastat vanem. Aga see duo, jah, ma ei tea, kuidas see hakkas mulle. Mida sa naerad? See ei ole Mattiase süü, et ta selline välja näeb. Ma kujutan ette seda füüsikaõpetajast Liam Gallagheri seal. No, kes see Kaarel ütles, kui kohtu Ned Flanders? jah, Ned ka sinna sisse. Aga siis me hakkasime nagu... Ma ei tea, ühesõnaga ei viitsi neid vanu mingeid kuradi Comedy Estonia ja mingisuguseid asju meenutada, eks kunagi kõik olid nooremad ja mingi tahtsid teha asja alati mingi omamoodi ja nii, vaata, kes alfam, kes mitte, siis vahepeal ei saanud, ma läksin nagu Comedy Estonia sellest reast ära, vaata, no see oli väga-väga ammu.
ja siis tegid, tahtsid ikka edasi teha stand-up'i, siis tegid ise mingeid väikseid, mingeid event'e, vaata. Ja siis fucking bloki peale vast. Ja siis kuradi. Ja siis nagu Mattias tuli ka, sest et miskipärast Mattias ka korraks vahepeal Comedy Estoniaga midagi ei teinud, onju. Siis me tegime koos, siis sinna tulid nagu, siis tuli see fopa ja kõik see värk. Aga siis me hakkasime tootma nagu mingeid sketše ja asju ja siis lõpus tuli see kuradi Pärnumaa rand. Pärnu rand. Ma kusjuures otsin praegult räigelt storidest, aastatagustest storidest, otsin praegult storid, kus ma olen papsi ja emaga Pärnus kuskil väikses mingis pubis läksime sööma. Siis ma filmin nagu isa tuleb selja tagant ja siis ütlen, et jõu, tõin vanemad Pärnu randa, vaata. Isa paneb tagant. Mis Pärnu rand? Vihmasajad. Need käände lõpud, vaata, eestlastel on. Seest ütleb, alal ütleb, sisse ütleb. Ma ei tea isegi, mida ma ütlesin just praegu, aga. Tänase saate on teieni toonud Betmaster. Suurem ei ole alati parem. Välja arvatud juhul, kui teemaks on spordiboonus, siis on parem, palju parem. Betmaster annab sinu esimesele sissemaksele topeltboonuse lisaks ja seda kuni 1000 euroni. Lisaks 10 eurot spordipanus kauba peale. Täpsem info Betmasteri kodulehel. Panustage vastutustundlikult. Meie täname Betmasterit saadet toetamast ja läheme tagasi episoodi juurde. No, me oleme täpselt selline hea poole peale jõudnud, et ma ei tea, kui kursis sa oled meie universumiga. Oota, poole peal ta elulooga või? Tänasega. Me oleme tänase päevaga poole peal. Et meie, ei taha kuulajaid sellega alt vedada, et meil on vaja ikkagi, et iga külaline, et me kasutame nende elukogemust natuke selleks, et meie kuulajaid ka aidata. Et me tavaliselt poole salvestuse pealt läheme sellisesse segmenti, kus me kuulame meie kuulajate saadetud heliklippe, kus nad jagavad oma muresid, probleeme, küsimusi ja siis me aitame nad välja. Okei, super. Üldsuse jaoks uuesti tuletab meelde, kellel on meelest läinud miikaeljamikker.ee on see, kus te saate siia saatesse selle heliklipi saata, see on ülilihtne. Sa ei pea registreerima, sa ei pea nime jätma, sa ei pea mitte midagi tegema, lihtsalt lähed miikaeljamikker.ee, saadad umbes nagu, ma ei tea, Messengeris saadaks voice message'i, vajutad korraks nupu alla, räägid sisse ja ongi meie kõnekastisse olemas. Ja kui tehnoloogia jumalad on meie poolt, siis vaatame, mis meile see nädal jäetud on, mis mured rahval on. Aina. Tere Mikael ja Rait ning kilaline. Palun aidake mul rääkida oma kallile lähedasele, et kõik juudid pole Netanyahud, nii et ta mõistaks. Tänades neurokõneleja Vesta Tallinnast. Väikest, vihma ja vikerkaari. Vikerkaari vaja ei ole, vihma juba on. Mis seal vahepeal, ma ei saanud vahepeal täpselt aru. See üliinimlik hääl ütles minu arust, et kuidas oma kallile sõbrale öelda, et kõik juudid ei ole Netanyahu. Mida see Netanyahu tähendab? See on vist minu info põhiselt, ma eeldan, et ta mõtleb äkki seda, et Iisraeli siis big boss on see Bibi Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Ja, ma mõtlesin, mis on Netanyahu. See on mingi... Segaduses 200, palun. No selles suhtes see... Nüüd siin on küsimus, kes sul see kallis sõber on, et ilmselgelt kõik juudid ega Iisraeli kodanikud ei ole üks ja sama inimene. Kindlasti peaks seda kaine peaga tegema. Kuula nüüd mind, raisk! Eestlasele võib-olla hoopis vastupidi. Käsitöö õlle kõrval mingi kell 3 öösel, siis ta hakkab aru saama. Sorry. Polnud väga abiks mõislik praegu, aga ma arvan, et igal inimesele saab kuidagi selle selgeks teha. Lihtsalt paned tavalise juudi pildi, siis paned selle Bibi pildi kõrval. Not same. Ja, 2 erinevat tüüpi. Vaata. Tee selline...
leia 5 erinevust. leia 5 erinevust. Kui politsei annab sulle mingi 20 tüübi pildid ja ütleb, et milline neist oli. Et tee talle selline, pane talle 20 juudi pildid ja siis ütle, et noh, ei ole sama tüüp ju. Või on sinu arvates? Ei tea, ei oska aidata, aga ma tean, et... Kui on meessoost, siis mina ütleks alati vaata see, et see klassikaline asi, mis paljusid meessoost kodanikke endast välja ajab, on ju see, et kui ala feministid ütlevad, et kõik mehed ja siis mis iganes. Kõik mehed, ja. Ja siis alati, noh, mingi tüüp peab alati olema, no mitte kõik mehed. Mina isiklikult ei vägista. Ma olen vist see tüüp. No mitte kõik mehed, mis on nagu see, no jah, kui sa nüüd nagu autistina. Mina ei vägista. Kui sa autistina lähened, siis ilmselgelt me saame kõik aru ja mitte 100%, vaat sina. Et noh, see on selline emotsionaalne. Kuidas me ikkagi sellele murele nüüd lahenduse leiame siis? Ma arvan, et ongi seda pidi, et ütle, et noh, et sa seda usud, kui feministid ütlevad, et kõik mehed, siis oled nõus või? Aga nüüd, kui sa ise ütled kõik juudid, siis kas sa näed, et see on see sama asi, vaata? Ja nüüd sa lõikasid selle viilu lahti. Aga samas, kui see on nagu naissoost inimene, kes sul see kallis sõb... No siis sul on perses. Ega talle sa ei sõb... Plus, kuidas teie sõpruses nagu Palestiina, Iisrael nagu nii see kriitiline... Sellest ma ka ei saa aru. Kuidas inimesed viitsivad lihtsalt? Okei, Rait, vaat sul on saarlasena hea öelda. Ja. Kassiga edasi mandrirotid. Kujuta ette, kui mandri Eesti hakkaks Kuressaaret pommitama. Sest teil on seal mingi 3 venda, kes ründasid mandri Eestit, on ju. Et mingid saarlased tulid mingi sügiskuu mandri Eesti mingile muusikafestivalile. Võtsid paar mandri eestlast vangi. Ja siis, mis meie mandrilt teeme vastutasuks, on see, et me hakkame tervet Saaremaad pommitama. Millest te räägite praegu? Millal oli sõda Saaremaa Eesti vahel? Veel mitte. Saaremaa on mõnus koht, mulle meeldib. Minge sõbraga Saaremaale, seal leiate kõik vastused. Võib-olla jah. Ma arvan küll. Grand Rosé spaasse. Grand Rosésse, jah. Mul on Grand Rose öelda rohkem vist. Hakkab pihta jälle mingi noorte värk. Teeme Grand Rose. No jah, sellest sust keegi ütleb Derrick Rose ka. Kohalikud ütlevad Grand Rose. Spöö. Teeme sööne. Minu soovituseks lihtsalt leidke mingi tore hobi enda sõbraga rahulikult mingi, mis teile mõlemale meeldib, et ei peaks muretsema nii palju asja pärast, mida te ei saa muuta isegi. Olen nõus, päris siuke neutraalne soovitus ja vastus ja pigem jah, mõelge, mida te hommikuks süüa teete. Ja meie siit oleme rahu poolt. Ja ainult rahu poolt. Me oleme igal rindel rahu poolt. Ja rahu poolt. Ja see oli meie soovitus sulle. Ja kõik mehed pole vägistajad. Classic right asi, mida öelda. Mina feministina ütlen #allmen. Kõik mehed. Black lives. Ei, kuhu sa nüüd? What are you doing, man? Ja nüüd sa hakkad mingi täiesti teisi asju ja teemasse tooma. Mis mina siia puutun? Ma mõtlesin, mis need laused kõik on, mida peaks ütlema. Ära igaks. Ja samamoodi on ju see, et aga kui me ütleme mitte kõik juudid, vaat siis sa pead tegelikult, sa pead ühtset joont hoidma, siis sa pead ütlema ka mitte kõik venelased. Mul hakkab see Mattiase see peal. Ja tahaks parkat teha. Kas meil on veel keegi? Ja, palju paremaid äkki. Vaatame kuulema. Ei no, mis mõttes palju paremaid? Igale murele lahendus. Tere, Miikael ja Mikker ja Kangur ja külaline. Ma tahtsin küsida, et kohe, et kui te vaatate porri internetis,
siis kas te olete tähele pannud, et seal on nagu ikka sotsiaalmeedias on nagu, et saad likeida ja follow'da ja ma ei tea, salvestada seda. Aga lisaks saad ka seda jagada. Subscriber vist. Siuke valik, saad share vajutada. Ja küsimus on siis siuke, et kas olete näinud midagi, mis oleks väärt jagamist ja kui on, siis kellele te saadaksite seda? Miks ta kõlas nagu ta on just praegu käeraudadega voodi külas? Midagi ta kolistas küll. Ütleks nii, kohe alustaks sellest, et ma isegi ei ole vist kunagi jõudnud sinna maale, et ma midagi laikima hakkaksin. Ennem saab see kogu karneval läbi, aga... See loigi kommentaare ennem. Kurat küll, ma ei tea, ei ole enam selles vanuses ja vaatame, mis tüübid arvavad. Aga ei, ma ei share'iks mitte kuhugi seda mitte kunagi. Isegi mitte parimale Semule. Isegi mitte Mattiasele. Kuigi sa tead, et Mattias tahaks, et sa share'iks. Tavai pane. Sa pole ammu mulle share'inud ühtegi Pornhubi video. Pole kordagi share'inud. Ta on kullad kõik. Kui intensiivselt seda ütleb praegu, siis nagu ma kahtlen selles. No see on see sama sinu vägistumise story. Aga ma pean ausalt ütlema, et ma ei ole enamasti isegi sisse logitud. Ma ei tea, kas kellelgi on account kuskil pornolehel. Mul ei ole olnud kunagi ausalt ühtegi pornolehe accounti. Mida sa saad sealt newsletter või? Vaat see pani uue video üles. Shit, kuule ülemus, ma pean minema korra käima ära. Saadki enda playlisti teha. Käi pers. Nagu YouTube'is. Kellega sa kuulad seda? See tuleb oma algoritm, vaata. YouTube'is paned watch later, favorites. Kas ma praegult lampi imestan või on olemas siuke asi, et on nagu põhimõtteliselt Instagrami äpp, aga kõik on nagu porve? Seda ma ei tea. Selles suhtes... Scrollid lihtsalt, vaata, siis tekib see algoritm. Aga kõik on porno, siukene äpp nagu Fistagram. Võib-olla rohkem nagu TikToki moodi. Nick-knock. On sul Nick-knock? Kuigi mul on pigem alati nagu, no okei, mitte alati, aga seda paranoiat on olnud, et kus seal on, no et sa näed, et need ikoonid on juures, vaata Facebook, Reddit, Twitter on. Ma ei näe, ma ausalt, ma ei näe. Ma vaatan veits aega seda naist ja kõik läbi. Vaata, osad inimesed panevad teibi nagu sinna veebikaamera koha peale, aga sul on ekraani peal ülipalju teipi. Tead, mis asjad mul on? Sa tead, vaat see kõik panevad endale selle veebika, selle augu peale, ma panin sinna, tead, vaata need kuradi kleepsuga, need siuksed pehmendused, mis käivad muidu tooli jalgade alla, vaata, et see ei kreebiks põrandat. Ma panin 3 siukest sinna. Siis kui mul läppari gaas kinni läheb, siis ei... Et siis kui sa jälle... Tee katki! Siis kui sa ruunist bänni saad ja vihaselt kinni lükkad, siis ei juhtu midagi, Türa küll. Aga ma ütlen ausalt, ma ei... Mina ei share'iks, ütlen ausalt, ma ei share'iks, ma ei tea, ma ei suudaks share või nagu pole asi, mida share'ida minu jaoks. Ükski sõber pole mulle ka share'inud ühtegi asja. Ja keegi pole ühtegi korda kirjutanud, ka kuuled või? Mul on mingi 8 aastat mõeldud, et miks sa mulle kunagi share'i reis? Porno videot. Mikkel, tunned, et oled left out ka, et pole share'inud keegi sulle? Sulle on või? Ei. No võt, siis me võtamegi siit no näed, sellepärast ongi, see on kinnine ringrait, vaata. Not all men. Ja, kui keegi ei share'i, siis ei jõuagi, vaata. Info ei liigu. Et aga infovoog. No maks, mis ma olen nagu sõpradega teinud, on see, et oled nagu rääkinud mingitest asjadest.
no ikka jah, kuskil mingi siukses lõbusas olekus kellegi ikka naerad, räägid lõõbid. ei no jah, et kui selline poiste riff läheb nagu selline crazy'ks vaata, siis keegi ütleb, et ükskord nägin sellist videot, vaata, kus on poiste riff ja no seda ikka Stepmom ja mingisugune hakkab tulema, siis ma tavaliselt lahkun. Keegi juba jälle torgib oma ema sind üle. Siis sa ütled seal lava peal, et kuule, et ma käin korra jahutan õues. Ma tulen kohe tagasi. Võtan korra joppe ära. See on ju see, mida kõik turundajad just tahaksid, et see suusõnaline levik oleks nendel klippidel. Mida iganes. Aga ma pole isegi nagu soovitusteni ma pole kunagi jõudnud, et pigem on see, et osa tüüpidega on rääkinud sellest et sa oled ka kunagi mingit sellist asja näinud, crazy video. Ma juba ootan huviga, mis see 3. mure on, mis tuleb. Saate teine pool, kallis rahvas, on super. Aga te pole kunagi mõelnud, et vaata iga aasta tehakse, et see Pornhubi mingi statistika, et Eestis on ülipopulaarsed need bla videod on. Kus seda statistikat näeb? Teles käib ja kus kohas? Otsida välja. Mis teles? No mul ei ole Eesti telekanaleidki. Okay. Armeenia teles ei ole. Siukseid asju. Ma ei tea. Kes pani otse eetrisse selline jama, paljad inimene? Seal on kuradi keeratakse puuoksule otsa. Näiteks Eesti naine.fi, millist pornot vaadati sel aastal enim? Pornhub avaldas 2024 aasta populaarsemaid otsingusõnad. See on nagu Spotify rap. Jaa, põhimõtteliselt jah. Kus on näha, millised märksõnad on täna vastu. Oled stoorisse vaata. See aasta vaatasin kõige rohkem seda Bifi. 2024 aasta lemmiktermin lükkas troonilt siiani ühe lemmikuima kategooria. Nüüdseks on kõige populaarsem hentai. See on siis Jaapani anime žanr, mis kütab kirgi oma selgesõnaliste tegeliste ja keeruliste süseede poolest. Aga kuule lõpeta ära, nagu mis asja. No see ekraan ära nüüd, tee nägu nagu sa ei tea, mis hentai on. Ei, ma tean, mis see hentai on, aga see nagu ei ole midagi huvitavat. See on maailmas hoopis, mitte Eestis. No võt maailmas jah. Asi on ikka täitsa haigeks läinud. Minu arust Eestis oli ikkagi iga aasta nagu drooninud see, et põhine statistika, mida porno jabab, vaata nagu selle põhimõtteliselt lokatsiooni põhiselt on ju, et siin piirkonnas, mis olid kõige need rohkem kasutatud otsingusõnad, mis pannakse sinna luubiga kasti on ju. Ja kui ma õigesti mäletan, siis Eestis on ikkagi peaaegu iga aasta see kõige otsitum sõna MILF on. Inimesed inimesed ei viitsi nagu mingi keerulist asja vaata. Lihtsalt paned MILF sinna. Liiga palju julm 3500 lehte lendab ette, vali ainult. Ja sest mul on tunne, et porno... Eelmine aasta tõugati MILF troonilt Eestis. Mis sinna tuli asemele mature või? Oota, sorry, tegelikult MILF tõukas troonilt Einali hoopis, et nii pidi. Rahvas leidis jumala. Finally. What are you doing? See oleks hea üleminek jah, et inimesed said vanemaks, see ema probleem süvenes. Ja kus see aasta on GILF. Wow, mis Eestis toimub? Asjad on läinud käest ära. Ühesõnaga, küsimus oli see, et nagu olete mõelnud vahest, kui on see statistika tulnud, no ilmselgelt ei teadnudki sellest midagi, aga et tahaks anda enda panust, et sinu lemmikkategooria jõuaks troonile. Ei. Nii nagu ei jaga videosid, ei jaga ka enda otsingumootori sisu. Tigran on internetis nagu Jason Bourne. Nagu. Siiamaani käin selle neti.ee kaudu. Täiskasvanutele meelelahutus. 18+. Klik. Iga päev uus läpakus, iga päev uus internetiteenuse pakkuja. Jah. Aga mina arvan, et kui meie hädaline, kui sa ise tahad sõpradega jagada, siis ma arvan, et... Jaa, tee mis tahad, tänapäeval internetis on juba päris selge. Kõik on nagu haigemaid asju niikuinii näinud. Et kui siin elus on aeg, kuna neid asju jagada, siis praegu... Siis aeg on praegult. Ja kui sa kohe nüüd praegu jagad, siis võib-olla sinu sõber jagab selle veel edasi. See on suht teleshopi pauk. Saadad sõbrale selle Pornhubi lingi ja ütleb, et kui sa... Viitsid, pane üles. Kui sa 10 inimesele seda edasi saada, siis... Siis sa homme jääd auto. Kunagi oli ju. Kui sa saadad selle, paned enda story'sse, siis homme tuleb Lamborghini, sõidab su maja eest mööda, nii et pritsib su läbi märjaks. Sa ei saa seda autot endal mitte kunagi. Jaga palju tahad.
ja porno jagamisega on samamoodi. Jep, keegi ei tule sulle ukse taha ütlema, you wanna do some? Aga ma ei tea, kuidas siis lõppvastus on. Jaga, kui tahad, ära jaga, kui ei taha. Minu kitsas ringkond, keda mina tean, ei ole väga jagajad. Aga vaat eestlane ongi selline kitsirahvas. Mul tunne, et Ameerikas näiteks on inimesed avatumad. Näiteks kui sa vaatad pornostaaride sotsmeediat, kõigil on mingi miljoneid follower'e ja siis iga aasta toimuvad need mingid expod ka, kus on suures messihallis, neil on enda mingi meet and greet line'id kõikidel naispornostaaridel ja siis seal on nagu tüübid kaelapaeltega, nagu see oleks Comic-Con või midagi. Ja nagu on sadu tüüpe, vaata, lihtsalt ootavad järjekorras ja siis ta teeb kõigiga kiire selfie siis käe surumine, aitäh, et vaatad mu videosid, hoia kõva. Järgmine. Hoia kõva, see on kuradi fucking event'i motoris. Ja tüübid nagu USA-s see on nagu päris asi, nagu sa käiks mingi oma lemmikmuusikuga, said selfie, paned Instasse üles. Et mina Liisa Ärniga siin Expol, suur fänn, lõpuks sain oma iidoliga selfie. No see peab olema ikka, vaata ikka kuradi suur pornograafia fanatik, bled. See ei saa olla lihtsalt mingi siuke vend nagu mina või ülejäänud kuradi, ma ei tea, suur protsent maailmast, kes teeb selle lahti korra nagu tšiku-tšiku ja siis on kõik. Aga nagu jah, ega sellest sust kurat tahaks küll mõnda pornostaari laivis näha. Netflixis on see mingi dokumentaal, kus amatöör pornostaarid siis räägivad, kui raske elu neil on ja siis ühe tegelasega sealt siis tal on boyfriend esiteks, mis on juba nagu fun ja ta peab siis enda isale minema rääkima, kuidas ta sattus sinna pornomaailma, et tal on nüüd siuke töö, vaata. Ja siis väga ameerikalikult nad läksid kuskil lõuna-osariikides isaga jahile ja kaameratiim oli ka kaasas ja siis ta pidi isale siis lõkke ääres õhtul seda mingit kitse nülgides ütlema, et kuule, by the way, ma teen ka Pornhubis contenti. Okei. No see on suht hea koht, kus öelda. Ma mõtlen ka ripud kitse kõrval järgmise oksa küljes järsku. Et kellele uudised soovitab, ma mäletan, mis see nimi oli. Vaat nii tagasihoidlik, vaat see on Eesti mees, ta ei jaga meiega praegu isegi Netflixi sarja, mis on pornost. No vot, näe, täpselt siin sulle see vastus ka, et... Mis me sulle päris porno jagamises... Hot Girls Wanted. Ja ju tuli ära, ikkagi pidi ära. Me oleme samm lähemal. Ja alusta sellest, ma arvan. Hot Girls Wanted. Jaga seda paari sõbraga, vaat kuidas seda läheb. Slow release. Alguses kasta varvas vette. Ease into it. Kasta varvas vette. Ja siis varsti saad hakata Pornhubis seda Facebooki nuppu juba vajutama. Persse ka. Vaata, mis saab. Ma olen väsinud ennast peitmast. See olen mina. Kuigi ma ütlen, et see oleks päris alfa liigutus. Oleks. Kui ma näeks Facebookis, et nagu sõber feedis jookseb ette, et Margus shared link. Kohe share'id edasi. Fuck yeah, good for you, Margus. Ma paneks like'i. Ma olen seal maal. Ma olen seal maal. Järgmine kord paneks mingi reacti juba ka. Ja. Share'i veel ei pane. Ja tegelikult esimene ongi haha react. Aga siis tuleb like varsti. Ja, ühesõnaga. Kas tuleb veel kellegi mure või? Muidugi. Jou, tere Mikker ja saatekülaline ja ma ei tea, kes seal iganes veel on. Tahtsin küsida, mis nuss sellega on, et viimasel ajal kõriti savuparõkse peab kogu aeg ootama. Et kus nagu kombed kadunud on, et kunagi vähemalt savutiilerid nagu olid kogu aeg olemas. Nüüd või ootan neid kogu aeg, et keegi teab, mis nuss on väikest. See kõlas nagu ta on konkreetselt praegu ootamas. Ja, kindlalt kuskil Rimi ees, täitsa perses. Eest nagu tuul veits puhus. Ja ma saan aru tegelikult, eriti kui me räägime Eesti sügisest, siis on tõesti tüütu oodata kuskil parklas lihtsalt, kui sul enda autot ei ole, kus sees istuda.
no ega enda autos parklas ka 3 tundi istuda ei ole lahe. aga aku pärast muretsema juba. Ei, sellele küsimusele ma ei oska küll nüüd vastust öelda. Pole pikalt pidanud kedagi ootama. ja ma ei tea, kas see on lihtsalt, kas see on just konkreetselt Eesti asi, sest mulle tundub, et ta nagu ütles vaata, et mis teema sellega on, et Eesti, et kõik, kes on siis sellised viielised kuulajad, siis antud släng savu barõkse, see tuleb siis venestatud termin barõgast. Barõga. Kujutad ette, räägid siin mingi, kõigepealt on mingi siuke porno osa ja siis järsku on gangster shit. Barõga. Ei, me läksime Iisrael Pornhub ja nüüd me räägime. Barõga. Iisrael Pornhub. Mis tuleb järgmiseks? Savudiiler on siis Eesti termin. Kurat, minu meelest see võiks juba 100 aastat fucking olla legaalne olla andeks. No see on... Eesti, vaata... See nagu... on ravim, ütle, mis tahad. No. Kohalikud omavalitsuse valimised näitasid, et Eesti ei ole valmis. Aha, no, igasugusteks muudeks asjadeks on. Keegi ei hääletanud selle erakonna poolt, kes lubas Haaberstis savu legaalseks teha. Käib võtsi. Kuigi see oleks päris naljakas, vaat see, et kus kõik on see, et sa saad aru, et sa ei saa KOV-valimistel seda lubada või siis nad on mingi pohv, see on meie platvorm. Mind ei huvita jalgrattad, kuradi fucking koolikohad, me räägime savust. Meid ei koti, see on meie platvorm. Ei tea, kus nad on, no ilm on ka sitt ja eks ikka läheb liikluses kauem aega. No siis ega toidukulleriga on samamoodi. Jah, kus mu fucking McDonald's on, jõuab kohale ja tops on ümber kukkunud. Big Mac on leotatud Coca-Colaga üle. Oi, vabandust, kuller tuli jälle läks. Jah, kus need on? Legaalselt võib-olla olekski hea äpp, vaata, sa näed, kus see kuller on ja teed oodata. Siis saad legaalselt oodata diilerit. Jah. Et sa ei pea nagu... Sina lähed Kanguru hommikul patendiametisse. That's a good damn idea. Need vennad istuvad, siis ei tuleks siukseid muresid ka, vaat. Ei, samas kui savu oleks legaalne, siis ma arvan, et Bolt paneks kohe sellega muidugi. Bolt Foodi otse sisse nagu. Neil on juba, ma arvan, mingi Bolt Market olemas, valmis kuskil keldris selle juhuks, kui homme on legaalne. See on juba sisse progetud, aga seda ei ole launchitud veel. Punaste silmadega tüüp. You ready, bro? Need 2 IT-venda seal taganurgas. Plus need käiks käsi käes ka ju, siis sa tead, et noh, kui sa teed Bolt Plussi, siis noh, kõik need smogejad, noh, kõigepealt sa tellid Boltiga oma selle... Bolt Plussiga ma arvan niimoodi, et kuller saadab sul ise hommikul tervituse, et hey man, ja pole ammu viitsid kella aja panna enam-vähem, millal ma tulen? Ja siis see sama tüüp toob sulle 2 tundi hiljem sinu Maci. Jaa, käigi. Oota, aga mis asi on Bolt Plus? Kas on siukene asi on olemas nagu Bolt Plus või? Saad ise pulti hüpata taksol. Kuule, tule istu siia kõrvale korra. Ei, see on põhimõtteliselt see on see, et see mingi, kas see on äkki mingi 5 euri kuus või? Jah. Või midagi sellist. See on nagu Volt Plus siis põhimõtteliselt. Aga 5 euri kuus, mis see tähendab siis? Et mingitelt toidutellimustelt ta võtab sul selle maha. Et toidu kohale toomise või? Ja siis äkki on see, et Bolti taksodega siis sa saad ka priorityt ja äkki mingi protsendi odavamalt. Et no kui sa mingi retsilt tarbid Bolti asju, vaata, et sa sõidad iga päev taksoga. Siis tuleks teha, jah. Ja kui sa nagu üle päeva juba toitu tellid, siis nagu tuleb vist juba kasumlik. Sa tellid tihti toitu või? Mingi kord 2 nädala tagant võib-olla. No see on väga minimalistlik ja reaalne värk. No mina teen küll kodus süüa pigem. No kui sa teaks, kuidas Mattias tellib, see on nagu insane. Ma on nagu... Ma kujutan ette, jah. Sest kui ma mingi päev temaga rääkisin, siis ta tellib nagu hommikusöögi, lõunasöögi ja õhtusöögi osadel päeval. Jää vait. Ja
ja tead, täitsa perses. mis ta hommikusöögiks Woldist tellib või? Nagu seda Balti jaama Circle K. Hommikusöögiks. Päriselt ka, Mati. Aga Ei, mida sealt? Manna Pekuni burger või? Ei, ma ütlesin talle ka, et nagu ma isegi ei tea kedagi, kes õhtul telliks Circle K. ja ma ka ei tea. Ja see, et sa paned nagu hommikul, noh, mitte see, et sa alustasid juba joomist, vaid nagu tavaline hommik, vaat, kus ta on arvutis mingi monteerib asju ja siis paneb endale Boltist pipupapp, Circle K-st. Pipupapp. Kuri... Kurat, Circle K-st toitu tellida, sorry, see on minu meelest veits siuke nagu... Kas ta tellib võib-olla seda sellepärast, et sealt jõuab ruttu kohale või? Ei, ta ütles, et talle päriselt maitseb, et nagu isu on hommikul selle järgi. No siis on teine asi ju, kui on isu või maitseb nagu selles suhtes, et ega... Vahepeal võib isu vale olla. asi on maitse. Meie ühiskond on liiga tolerantseks läinud. Kurat, aga mida sa Circle K-st tellid selles suhtes, et nagu... Seal on tegelikult paar päris head siukest mustikat küll, mingi peekoni wrapper ja mingid asjad, mida ma varem polnud söönud, keegi... Minust ta ütleski, et ta seda tellibki. Peekoni wrapper ja siis mingi... Ei, see on päris hea sellest, aga ma ei suudaks seda iga hommik küll paugutada sealt. No ja hommikul ja mitte pohmelli hommikul, nagu tavaline hommik, teisipäeva hommik. Minul tavaline hommik on 3 siukest peekoni viilu, läheb panni peale ja sinna peale läheb 3 härja silma. Härja muna. Eriti mehine hommikusöög. Aga muna ja peekon, kõik ja väike tee või kohvi ja alati üks viil saia või leiba. Lihtsalt iga toidu kõrvale, sest see aitab seedimisele kaasa. Aga midagi värsket? No hakkab pihta. Midagi värsket vegan pani kohe sealt. Ei, no värsket ikka, värske on. Värskega on see, et mul lihtsalt võtad kurgi, koorid ära ja siis raputad sinna soola peale või et sa... Ja viskab prügivest. Kurgi peegoni. Kas me jõuame ühe mure veel ära kuulata või? Igatahes me ei tea, kus need parõksid on. Meie jõuame, kuidas sul ajaga on? Mis mõttes? No tahaks... Mis mõttes? Nüüd läheb krüptiliseks juba. Mis mõttes? Paneme ühe mure veel. Aga ma ütlen siia lõppu lihtsalt, et eks ikka jääb hiljaks vahepeal asju. Et see on... see... Mul läks meelest ära. Jääb ikka muidugi, inimestel juhtub igast asjad. Elu on nii kiire praegusel ajal. Vaat kõigil on nii kiire, kõik jäävad hiljaks. Jaa, see on siin. Mine kurat Paide raisk. Seal peab vapsee ootama, kuni vend linnast kohal. Kurat, kus sa oled? Ja siis ikka see, et Ülemiste suumikus. Koosolekul. Kodus sital. Ühesõnaga, jah, jäävad ikka inimesed hiljaks, ega ei ole midagi teha. Ja noh, loodame, et see, et kui legaliseeritakse, siis saad ise Circle K-st ostan. Või siis teades siin... Mattias hommikuti tellib seda. Pange wrapperiga üks seega ka. Kuigi on legaalne, ikka sõrsistab. Ikka ja ei ta on. Ühe nuugi võtaks. Natuke käbiga. Teate küll. Mattias, meil on ammu legaalne, mida sa tahad ütle meile? Pane kets. Seda ta ei suudaks ikka, ta oleks ikka piinlik, kõik on legaalne või mitte. Flandersi laks ma räägin. Kondoomid ka. Davai, kondoomid ja võtame viimase mure. Siiga. Tuur sündis tehtud. Anna mingid emotsioonid. Kas hakkas poole pealt? Kas soovitad ka tulevikus teistele stand-up komikutele sinti tulla? Päikest. Võin algis panna. Tuur sündis tehtud. Anna mingid emotsioonid, kuidas sünnisaal tundus ja kas soovitad ka tulevikus teistele stand-up komikutele sinti tulla? Päikest. See oli veel vana kõne. Esimene asi, mis ma küsin, on see, et miks teile iga selle huinja lõppu päikest soovitakse? Sest et siin kunagi ei ole, jah. Vaat, ka seda. Aga see hakkas... Issand jumal, see hakkas ikka mitu kuud tagasi, kus... Oota, sul oli siis... Sindi oli üks tuuri nagu punktidest või? Mul oli, jah, viimane kord, mis ma siin septembris
kui ma tuuril olin, siis mul oli see, et noh, et Pärnu on ikkagi piisavalt suur koht, et tuleb läbi käia, aga ma ei saanud Pärnus nagu head ruumi vaata, et ja siis ma hakkasin nagu selle peale mõtlema, et aga äkki on mingi asi Pärnu lähedal, nagu hästi lähedal. Sindi. Kevin Park käis ikka või? Ma ei tea. Okay. Ma ise ei käinud nagu tervitamas. Sa ise ei käinud? Ja ma ise ei käinud. Aga suur see Sindi saal oli? Ta on mingi, ütleme nii, et ta on seal kas 300 või hästi natuke vähem. Ossa kurat, päris korralik ju. Ja ta on mingi mõned aastad tagasi renoveeritud, et ma mõtlesin ka, et noh, mingi Sindi seltsimaja või midagi on ju. Aga nende kohtade lahe osa ongi selle juures, et vaat eurorahadega nagu järjest nagu ringiratast vuntsitakse üles neid. Neid seltsimaju ja rahvamaju. Ja osadel on mingi noh, nagu väga pleek tehnika ja asjad sees vaata, et no eriti kui ta on nagu värske remondi läbinud. Nagu, et... Logitegi 5.1 ja siis vaata see, ja siis noh, vahepeal lähed nagu, oled mingis päris linnas sees on ju, et noh, tegelikult asjad, mis Pärnu sees on, vaata, need on ikka noh, päevi näinud. Kuulsite Sindi vennad või? Päris linna sees. Ma tundsin puudutatud. Ei no selles suhtes, aga kuidas sul läks see Sindi tuur siis? Ma ütleks, et suht okei oli, et me saime mingi üle 200 inimese tuli kohale, et selles suhtes oli ikkagi, et näha, et ei olnud nagu liiga päraperses või kaugel. Ja noh, kui täiesti ausalt, Sindi on nagu ülilähedal. Nagu see on palju nagu... see mingi 8 kilti Pärnust või? Noh, see autoga mingi 10 mintsa on ju. Et no, eriti kui sa Tallinnas mõtled, vaata Tallinnas sa lähed ju igasse kohta lähed mingi 30 minti pluss. ja lõpuks on see ka, et noh, kui paljud Pärnu inimesed tegelikult, aga keskmine Pärnu inimene ei ela ju kesklinnas sul. No jah, seal... Port Arturi katusel. Joo! Ja et see on nagu väike osa Pärnu inimestest, kes võib-olla elab. Et ülejäänud on ka tegelikult ju Pärnu äärest, neil on autod ja siis ongi, sa või kesklinnas mingi parkimise pärast stressama, Sindis pohku, kui auto jätad. Muidugi. Saame kõik autodega kokku tulla. Aga siis, kas sa soovitaksid? Mul on siuke tunne, et ma olen see tüüp, kellel see mure on, pigem küsin neid küsimusi üle. Aga kas sa siis soovitaksid mõnel koomikule minna sinna show'd ka tegema või? Sest mina valisin Pärnus näiteks Wunderbaari, ma ei ole seal kunagi käinud ja teinud, aga ma olen nagu näinud, et see nimi jookseb nii paljude igasuguste koomikute show'd alt läbi. Mai Tukid, ma ei tea, kes iganes kõik seal käinud tegemas on. Sa oled ka teinud seal või? Ma enda show'd ei ole teinud, aga ma olen nagu line-up'is olnud küll mingitel show'del, mis me oleme seal teinud. Et mul lihtsalt endal nagu see, et see nagu numbriliselt, et ma teadsin, et ma sihin, et tahakski midagi üle 200 ja Wunderbar on selline, et... Seal on vist mingi sota süke või? No sott on juba tegelikult ülitihke seal, nagu et sotiga võib juba nagu kitsaks minna. Gilfiks ära. Ja noh, Endla teater on... Esiteks Endla teater oli, ma ei saanud kuupäevasid ja teiseks kõik need riigiteatrid on nagu ülikalliks ka läinud. Ärme räägi sellest, see on julm. Et siis, et kus ma kuulsin mingi, keegi teine rääkis, et kui ta üritas Endla teatrit bronnida, siis nad ütlesid talle nagu selle aastase rendi hinna. Ja siis ta oli nagu see, et okei, aga ma ei saa nagu Pärnu show'd ju kallima piletiga teha. Vaat see, et Tallinnas on 20 € ja siis Pärnus on 35. aga kusjuures seal just spetsiifiliselt see nimi, millest sa just veel rääkisid, Endla, seal on ikka päris korralik pauk. Ma nagu see arve, mis tuleb pärast sulle nagu Soome lahest suur laine tuleb ujub üle, sest et ma mäletan, ma tegin 2023 tahtsin Endlast teha. Mulle ka öeldi, mis see kõik maksma läheb, siis ma panin Smooth Criminal moonwalkisin nahku sealt kabinetist. Aitäh teile, kena päeva. Keegi helistab. Aga ühesõnaga Miikalil läks siis Sindis hästi või? Rahvas võttis hästi vastu või? Ei olnud see mingi 2-3 naeru? Ja fun oli ja
tegelikult oligi täpselt see, mis ma eeldasin, et kui Punso, kes sooja tegi, vaata, küsis alguses, et kes nagu selline, kes Sindist on, kes Pärnust tuli ja siis peaaegu kõik olid Pärnust. Jah, arvata on. Ja see oligi, that was the plan. Et ma ütleks, et see Sindi eksperiment oli minu jaoks vähemalt edukas ja soovitaksid teistel koomikutel ka minna sinna proovima. Jah, et lõpuks on nagu enda valik alati, et ma olen nagu osadele öelnud, et mingis mõttes, kui sa tahad, sa võid ju lihtsalt kõigepealt kaardista enda jaoks, et mis numbrid sa tõenäoliselt püüdma lähed ja on ju, et kui on mingi väiksem number, siis ongi see, et kui see ongi mingi kuni 100, siis Wunderbar on jumala okk. Kui sa tahad äkki mitu päeva Pärnus olla, tee mitu Wunderbaari. Aga mul oli hea, et ma ise nagu seekord tahtsin nagu ühe show'ga nagu tehtud saada ja nagu bänkida selle peale, et tuleb üle 200. Ja siis kuna Pärnus linna sees ma lihtsalt ei leidnud sellist ruumi ja see Sindi nagu piltide järgi tundus huvitav mõte, siis oli tegelikult päris fun kogemus, vaata. Avastad ise ka Eestit. Lähed tagasi ka veel sinna? Võimalik, et tegelikult järgmine tuur, selles suhtes, et muidugi mingi enda teatrit on äge teha, on ju. Loomulikult on äge teha, kes see ütles, et ei ole. Et seal on see ikkagi nimi ja kõik need asjad juures. Aga et lõpuks olenebki, et esiteks, jah, ma ei taha nagu pileti hinda nagu selle arvelt kreisiks ajada. Kujutad, et ainult Pärnus on, vaata, mingi 35 ja isegi ei ole suvi nagu mingi hooaeg, et Pärnus võiks mingi kirvest panna. Ja lõpuks ega me kõik tahaks peale show'd ju, et kasumisse käeda, et nagu nii suur fänn ma ei ole, et ma nagu Pärnut käiks nii, et tead, ja et ma võtan see, mis piletiraha on ja siis annan kogu terve portsu endale ja ütlen, et namaste, oli järgmine kord jälle. Oli meeliülendav, aitäh, et võimaluse andsite. Ühesõnaga, Sindi oli hea kogemus. Jah, tervitan kõiki, kes käisid Sindis. Mul oli fun, ma loodan, et teil ka ja kes teab, võib-olla järgmine kord uuesti Sindis. Kusjuures ma tahaks ka Sindikaid tervitada. Niisama. Võib-olla tulen ka kunagi sinna saali. Ja kui me juba nende show'de lainel oleme ja siin omadega lõppu jõudmas, siis käime uuesti üle. Kas sa oskad peast öelda, mis su novembris Tigran Kevorkian tuuril kuupäevad? 18 november Paide, 20 Pärnu, 28 Orissaare, 1. detsember Viljandi ja 3. detsember Fonoteek Tallinn. Miks Orissaares üldse? No miks mitte? Ise oled sealt pärit, hakkab pihta jälle. Kurat Kuressaarest tund aega sõita. Sellepärast, et Orissaare, sellepärast, et seal on sõbrad, seal on nagu ka täpselt samamoodi nagu tema ütles, on lahe. Ja ma ütlen lihtsalt selles mõttes, et nagu suvel vaata, ma saan aru, aga nagu novembris Orissaare. Jah, ikkagi ütlen jah. Ma elu käima. Ütleme nii, et Saaremaa ei ole nüüd mingisugune, ma ei tea, kuradi Iraan, et läheb mingi 7 tundi aega show'le sõita, seal saab kuradi Kuressaarest poole tunniga tulla, et ja pluss piletikohti Kuressaares on ka vist ainult 100 kokku, kui peaks naeratama novembrikuu ja tuleb see täis, siis saab sinna 20 tooli juurde panna. Aga jah, 18, 20 november, 28 november ja 1. ja 3. detsember. Paide, Pärnu, Orissaare, Viljandi, Tallinn. Ja fienta.com. Fienta.com, jah. On see, kus piletid on ja siis Fientasse pange kas Tigran Kevorkian või... Ei, pange lihtsalt Ferdinand. Ja, pange lihtsalt otsingusse Tavai ja tõenäoliselt tuleb selle peale. Tulebki jah, Tavai. Kuule, aga oli tore. Ja thanks Tiks, et leidsid aega tulla. Aitäh kõik, kes te kuulate. Saatke ikka oma muresid meile Mikael ja Mikker.ee. Pange kuradi YouTube'is subscribe, Spotify's like 5 tärni. Ja aitäh, et kutsusite ja lahe vunts raisk. Veganite vunts, sinna jää vorst kinni vähemalt. Off camera, müsteerium. Igaks üks ütlen, ma ei ole vegan. Ciao. Ja päikest.